Tere, Agne! Tere! Mul on nii hea meel, et sa siia kütkeruumi tulid. Minul on vaja hea meel siin olla ja siia alati tulla. Ja seda kohtumist sinuga ma olen pikalt oodanud. Just nimelt selles osas, et saada teada rohkem sinu tegemistest ja toimetamistest, et need on nii põnevad sul alati. Ja sel korral me ju alustame nüüd siis oma Naised kütkes sarjaga. Ja sina siis oled nii hea, et tuled meile rääkima homöopaatiast. Ja no miks me siis valisime selle homöopaatia just selliseks esimeseks hooaja avaürituse teemaks, oli sellepärast, et tulemas on meil selline pime aeg ja suvised toredad, rõõmsad, päikselised päevad hakkavad aina vähemaks ja vähemaks jääma ja tuleb hiilib ligi siis aeg-ajalt tervist turgutada vaja või siis oma vaimse olemisega hakkama saada. Et sina kindlasti oskad meid selles võib-olla aidata ja oma siis kogemusi jagada. Ja ma hea meelega tegelikult kuulakski, et mis toredaid mõtteid sul selles osas on. Ja suur rõõm on siin tõesti olla. Ja see kuidagi see teema väga kõnetas. Mõtlesin, et alustan juba sellest korrast, kus ise olen väga palju abi kunagi saanud homöopaatiast, et see esimene kokkupuude homöopaatiaga oli minul 2008, 2007, 2008 aastal oli mul esimene kokkupuude. Ja sellel hetkel ma olin ikkagi nagu täiesti sellises kohas, kus ma ikkagi otsisin ennast väga sügavalt ja kuidagi ma jõudsin massaažideni, et ma läksin massaaži naise juurde ja tema andis mulle tera, et see oli nagu selline ja nii kui ta selle mulle andis, ma olin tema juures vist massaažis juba paar korda ennem käinud, aga seekord ta andis mulle nagu selle tera, homöopaatilise aine, mis on sellist hormonaalsüsteemi tasakaalustav aine. Ja nii kui ma selle sain, siis ma teadsin, et see nüüd on mingisugune imeasi, et mul läks nagu tuju ja kõik läks nagu nii palju paremaks, et ma kohe nagu tundsin, et see on asi, mida ma tahan endale selgeks teha, seda ma tahan õppida ja seda ma tahan enda pere peal kasutada. Ja niiviisi see siis toimuski, et enamus õpingutest 4,5 aastat ma õppisin seda ja siis Soomes nagu lõpetasin Soome diplomi. Ja sealt kaudu läks siis lahti niiviisi, et sai hakata inimesi ja loomi ka, taimi ja kõiki, kellel on nii-öelda hing ja keha, et kõiki saab homöopaatiaga nagu aidata. Või seda on eriti põnev kuulda, et ka loomade peal sa siis hakkasid nagu katsetama. Mõtlengi seda, et kui nüüd ikkagi keegi on sellises kohas, kes üldse ei tea homöopaatiast mitte midagi, et mis sa siis arvad, et kas selline esmane kokkupuude, ma sain aru, et sinul endal oli ka, et käisid tegelikult massaažis ja said selle terakese ja see sind kohe kõnetas, andis sulle ikkagi sellise teadmise, et nüüd see mulle sobib. Et kui me siit selle Naised kütkes võtame ja siia need naised toredasti kogunevad, et siis selle esimese korra kohtumisega saab vast juba seda nagu oma teadlikkust avardada selles osas. Ja see on üsna avardav, et kindlasti ma toon ära sellised põhitõed ka, mis on nagu homöopaatia seal juba ajalooliselt, seal on mingid sellised
nüansid, et juurte juurde tagasi minnes on seal nagu juurte kaudu, kui esivanematel on olnud teatud haigused, on ju, siis kuidas see mõjutab nagu seda ikka järeltulevat põlvkondi. Et see on ju põnev kuulamine, et põhimõtteliselt ma saan aru, et homöopaatia puhul tegelikult need terakesed saavad aidata meid igasuguste erinevate vaevuste osas. Et on olemas siis erinevad, ma olen ise nagu põgusalt kokku puutunud sellega, olen ka ise terasid võtnud, aga tõesti mind ka see väga huvitab, ise kõnetab see mind. Just nimelt mõeldeski oma ka pere peale, laste peale, nüüd juba ka lastelaste peale, et see on ikkagi väga pehme, just. Et ta on nagu pehme ja võimas ja nagu, et suudab kohe nagu teha selle muutuse, et see on nagu selle terane. Ja kui sa veel mõtisked selle juurde kaasa, et ta on nagu looduslik ja sellise, nagu sa ütlesid ilusasti, tagasi juurte juurde. Jaa, et sealt on võimalik nagu läbi nende terade enda kehas saada isegi põhimõtteliselt sa tervendad oma juuri. Kui sa teed endaga tööd, siis tervenevad su juured ja su järeltulev põlvkond on ka terve. Selles suhtes, see on kõik omavahel seotud. No mina igal juhul olen väga põnevil ja väga ootan seda pühapäeva. Ja siin kohas ma kutsuks üles ka naisi ühinema siis meie Naised Kütkes sarjaga, et sel pühapäeval 12. oktoobril kell 3 me koguneme siia samma kütkeruumi, kus siis ootabki neid Agne juba oma terakestega. Ma saan aru, et see toob vist kaasa. Jaa, ma võtan terad kaasa ja õpetan neid natukene ka kasutama, et seda aega meil on siin rääkida nendest asjadest. Ja siis ma õpetan kasutama ja et seal mingit pinget ei ole, et saab teatud mingid nüansid on, mis tuleb selgeks saada ja siis juba saab igaüks neid kodus ise kasutada. Sest seda toimet näeb lihtsalt kohe kiiresti. Väga palju emasid on, kes neid Eestis nagu kasutavad. Neid selles mõttes võiksid nagu hästi turvaline neid aineid ikkagi kasutada. Väga tore, nii et saab olema üks väga mõnus naiste ring meil siin. Ja soe ja hoitud. Täpselt ja soojus tuleb ka saunast, nii et kõik, kes veel soovivad peale Agne loengut jääda kütkeruumi, siis on meil köetud ka kella 6 juba saun. Nii et olete kõik naised oodatud siia. Väga tore. Rõõm ja väga põnev on juba kõikidega kohtuda. Väga põnev. Aitäh, just. Ja kohtumiseni siis pühapäeval Kütkes. Kohtume Kütkes.